Head sõbrad, me seisame täna mitmete globaalsete väljakutsete ees, mis mõjutavad kõike ja kõiki. Linnastumine, suurenev energiatarbimine, kliimamuutused ja muutustega kohanemine on teemad, millega on kokku puutunud iga Eesti inimene. Linnadel on selles valdkonnas täita üha olulisem roll. Püsiv elektri- ja küttevarustatus ning sujuv transport on tänapäeva linnakeskkonna lahutamatud osad, mille olemasolu ja vajalikkust paneme tähele üksnes tõrgete korral. Kliimamuutustega kohanemise ning energiasäästuga on võimalik tegeleda igapäevaselt. Seda nii kogukonna, korteriühistu kui ka üksikisiku tasandil. Ent kõige suurem roll on avalikul sektoril, riigil ja linnadel, sest just linnades tekib kõige suurem ökoloogiline jalajälg. Just kliimamuutuste mõjuga tegelemine ongi saamas meie üheks suurimaks valdkonnaks kõikides linnades. Ka Tallinnal on valminud uus strateegiline arengukava aastaks 2035. Meil on säästva liikuvuse kava ning säästva energiamajanduse ja kliimategevuskava. Kõik need plaanid aitavad meil ellu viia Tallinna eesmärki hoida 2030. aastaks kokku 40% kasvuhoonegaase ja saada süsinikuneutraalseks linnaks 2050. aastaks. See tähendab, et linnas ei teki rohkem kasvuhoonegaase, kui keskkond seda neutraliseerida suudab ja tehnoloogiad süsiniku siduda jõuavad. Me saame üksnes üheskoos astuda puhta energia tootmise ja kasutamise etappi. Korteriühistud on siinkohal linnale heaks koostööpartneriks, kes aitab linnal ellu viia kõiki neid muutusi linnakeskkonnas, muutes linna nägusamaks ja rohelisemaks. Tallinnas elab ligi 71% elanikest korterelamutes. Seepärast on just hoonestusele pööratud säästva energiamajanduse ja kliimategevuskavas suurt tähelepanu. Renoveerida on vaja palju, selleks tuleb kasutusele võtta uudseid lahendusi. Üheks uudsemaks ja Tallinnas juba kasutatud lahenduseks on moodulrenoveerimine, mis on muuseas tihedalt seotud ringmajandusega. Soojustuspaneelide valmistamisel on võimalik kasutada tekstiilijäätmeid, kuid selleks tuleb elanikel sorteerida jäätmeid ja siin on ühistutel juhtiv roll. Tallinn pürgib saama Euroopa roheliseks pealinnaks, et olla eeskujuks teistele linnadele, nii siin Eestis kui ka lähiregioonis. Meie keskkond on heaks elukeskkonnaks kõigile, nii inimestele kui ka elusloodusele. See on meie tugevus ja võimalus.